Vanalinnas Kullo lastegaleriis avati üks omanäoline näitus, kus saab näha erivajadustega noorte loomingut. Välja on pandud nii keraamikat kui ka saori kudumeid. Saori on pärit Jaapanist ja kasvatab populaarsust Eestiski. Kogu see töö, ta on natukene teistmoodi, natukene rahulikum saori, aga hästi armas. Uurime saori õpetaja Anneli Särega erivajadustega noorte tehtud töid, mis oma värvimängu julguse ja spontaansuse poolest päris tekstiilikunstnike loomingule palju alla ei jäägi. Värvide kokkusobitamise ees noortel hirmu pole ning tööd paistavad rõõmsad. Nad panevad julgelt selliseid värve kokku, mida näiteks meie ei julgeks, kes me oleme õppinud, mõtleme, et oi, need värvid üldse ei sobi. Pärast vaatad seda tööd, kõik värvid lähevad nii õigesti oma koha peale. Anneli Säre käis saorit õppimas Jaapanis, kus toodi ka kudumisteljed. Saori on loovkudumine ehk loominguliselt vaba kudumine, mis mõjub samas teraapiana. Anneli ise ütleb, et värvide sobitamine ja kudumine paneb mõnusalt unistama. Emotsiooni tulebki küsida õpetajalt, sest mitmed saori kudujatest õpilased on kõnetud. See emotsioon on ju silmadest näha, et neil silmad säravad, kui nad tulevad ja tihti nad ei taha lõpetada. Näiteks kui ma koolis olen, siis öeldakse, et kuule, hakka nüüd riidesse panema, et sul buss tuli järgi ja ta ikka koob. Näituse avamisele tuli 3 noort kunstnikku. Igal on oma lõngajuppide kokkusobitamise ja värvi tunnetamise stiil. Anneli Särel on juhendatavaid paarkümmend, aga saoriga tegeletakse üle Eesti paljudes kohtades. Võru, Türi, Porkuni ning lisaks muidugi Tallinna ümbrus. Näitusel on väljas ka keraamika, mille valmistamine on samuti tegijatele suurt rõõmu pakkunud. Kui inimene midagi ise teeb ja see õnnestub, et see annab ju sellise eduelamuse.